Head 12. põlevkivikonverentsil osalejad, head meie tänased ettekandjad, paneeldiskussioonil osalejad. Mul on suur rõõm tervitada teid kõiki täna siin Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž tähistas sel aastal oma 20. juubelit. Samas tehnilist kõrgharidust Kohtla-Järvel on antud üle 60 aasta. Ja kui me räägime põlevkiviteadusest, siis sellega on tegeletud alates 1958. aastast. Tahan sellega ära märkida, et asume piirkonnas, kus on parim võimalik oskus, teadmine põlevkiviharidusest ja põlevkiviteadusest. See ei pruugi olla füüsiliselt koha peal, kuid see võiks ja peaks just nimelt siia kokku tulema. Alates 2008. aastast on Virumaa kolledž katkematult korraldanud põlevkivikonverentse ja teinud seda just siin Ida-Virumaal. Sel aastal on registreerunud rekordiline arv konverentsil osalejaid ehk 280. Igal aastal olen teinud ka väikest statistikat, kuna põlevkivikonverentsi eesmärk läbi aastate on olnud mitte ainult teaduspõhine, vaid just tuua kokku erinevaid osapooli, ettevõtteid, teadus-arendusasutusi, üliõpilasi, poliitikakujundajaid, kohalike omavalitsuste esindajaid ja tegelikult kõiki huvigruppe, keda see valdkond huvitab. Siis tänaste registreerujate statistika on selline, et 34% osalejatest, kes on registreerunud, on ettevõtetest. 30% on haridus- ja teadusasutustest ja ülejäänud on siis nii ministeeriumitest, kohalikest omavalitsustest, seltside esindajatest ja teistest huvirühmadest. Ehk tegelikult läbi aastate oleme me täitnud oma eesmärki, et huvi põlevkivi valdkonna aktuaalsete teemade suhtes on olnud läbi aastate proportsioonis. Tänane põlevkivikonverents, mille teema on põlevkivi rohepöörde valguses, on keskendunud just nimelt nendele küsimustele, kuidas edasi. Igasugune pööre, igasugune muutus tegelikult on meie elus hästi oluline, sest kriisist väljuvad tugevamad, on valmis uutele väljakutsetele ja meil avanevad täiesti uued võimalused. Üks näide on ka see tänane konverents, sest kes oleks võinud arvata aasta tagasi, kui meil oli 11. põlevkivikonverents, et järgmise me viime läbi ainult veebi teel. Kui rääkida rohepöördest, siis rohepöörde üks olulisemaid võtmeküsimusi on innovatsioon ja uued tehnoloogiad. Ei ole võimalik rakendada innovatsiooni ja tehnoloogiaid, kui ei ole tarku ja nutikaid inimesi. Kust tulevad need targad ja nutikad inimesed? Just nii siin on võtmeroll Eesti ja tegelikult kogu maailma ülikoolidel ja haridusasutustel, et panustada kogu oma teadmiste ja oskustega sellesse, et see rohepööre mööduks parimal võimalikul viisil. Selleks on olemas siin Ida-Virumaal kõik võimalused. Siin on olemas ülikoolide ja kõrgkoolide haridusasutused, struktuuriüksused. Ma kutsun taas kord üles kasutama ära neid võimalusi, mis siin olemas on. Ja kutsun üles lõpetada fantaseerimine uute ülikoolide ja kolledžite loomise suunal, uute
nii-öelda investeeringute panustamisest siia, et luua seda, mis siin olemas on. Ehk siis tulgem kokku, kaasakem kõik targad inimesed, teeme õigeid otsuseid ja panustame kogu Eesti majandusse, panustagem Ida-Virumaa majandusse ja sellesse, et see rohepööre võimalikul parimal viisil ellu viia. Tänane konverents saab olema väga-väga huvitav. On esinejaid Eestist ja Norrast, on kuulajaid üle maailma, tuleb väga põnev paneeldiskussioon ja meil on seda konverentsi modereerimas ka väga eriline inimene. Ja annaksingi nüüd sõna tänase konverentsi moderaatorile, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži rakenduskeemia professorile, Põlevkivi kompetentsikeskuse teadusjuhile ja Ida-Virumaa teadusnõukogu liikmele professor Allan Niidule. Soovin kõikidele ilusat konverentsi. Aitäh!